hea sõber, mina olen loolane Anna ja täna ma olen Eesti Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgas. Kas sa mäletad, me käisime sinuga päästekomandos, kus me kohtusime päästjatega, kes liikusid ja päästsid päästeautode abil. Siin lennusalgas on kah päästjad, aga nemad liiguvad lennukite ja helikopterite abil. Kui näiteks keegi satub hädaolukorda metsas või merel või kui on vaja kedagi hästi kiiresti toimetada haiglasse, siis lennusalga lennukid ja helikopterid tulevad appi. Niisiis, armas sõber, täna me avastame lennusalga lennukit. Vaata, kui suur lennuk. Mina olen lennukiga küll lennanud, aga ma ei ole kunagi saanud nii lähedal lennukile väljaspoolt olla. Vaata, mis värvis lennuk on. See on valge ja sinine. Üks meie kuulaja küsis, miks lennuk on valge. Näed, ta saab olla sinine ka, nii et lennukid ei ole ainult valged. Sõber, vaata! Ja siin on hoopis kollast värvi. Nii et see lennuk on valge, sinine ja kollane. Ja need tähed lennuki peal on musta värvi. Aga see siin on lennuki nina ja vaata seal üleval istubki lennuki piloot ja juhib lennukit. Siin on propeller. Propellerite abil saab lennuk kiiresti hoogu sisse, siis ta saab õhku tõusta ja siis veel kiiremini lennata. Vaata, ja siin on lennuki tiib. Vaata, kui lai ta on. Oi, kui suur. Tee sina ka koos minuga lennuki tiivasid. Lennuki tiivad aitavad lennukil õhus püsida. See siin on lennuki tüür. Selle abil saab lennuk püsida sirgel ja pöörata siis, kui on vaja. Tere! Mina olen loolane Anna. Teil on siin nii vinge lennuk, kas sa oled kunagi sellega lennanud? Ja tervist, Anna. Mina olen Eero. Tere, Eero. Mina olen lennuki piloot. Oi, kui meeldiv tutvuda. Sina oledki päriselt lennuki piloot. Ja, mina üks olen. Eero, aga siis mul on sulle väga palju küsimusi. Oled sa valmis vastama? No kui oskan, siis vastan. Suurepärane. Eero, meie armsad sõbrad saatsid meile küsimusi lennuki ja piloodi kohta. Ja näiteks 4-aastane Rafael uurib, kus on lennuki kütusepaagid ja kuidas lennukit tangitakse. Kas sa saaks meile näidata, kus on kütusepaagid? Sellel lennukil on paagid tiibades, siin sees, mõlemas tiivas. Siis teine pool osa on sealpool mootorit ka tiiva sees. Ja siis lisaks on veel, see on ka paak. Ossa, aga kui palju kütust siia üldse mahub? Kokku umbes 3000 liitrit kütust. 3000 liitrit kütust ja kui kaua see lennuk saaks selle kütusega lennata? See kõik oleneb sellest, kus me lendame, kui kõrgel me lendame, kui kiiresti me lendame, aga meie jaoks me oleme 6-tunnise lennu oleme teinud mitu korda. Aga saab ka natuke kauem. Aga kui kõrgel tavaliselt see lennuk lendab? Me põhiliselt tööd teeme umbes kuni 2 kilomeetri kõrguseni, aga see lennuk võib maksimaalselt tõusta umbes 11 kilomeetri kõrguseni. 11 000 meetrit, oi, see on ikka päris kõrgel. Aga mis on selle lennuki kõige tähtsam ülesanne? No selle lennukil on palju ülesandeid, väga raske on öelda, mis see kõige tähtsam on, et kas selleks on inimeste otsimine, kas selleks on merereostuse seire, kontroll
või on selleks mõned muud politsei ülesanded, et see kõik sõltub. Need on kõik üsna tähtsad ülesanded, ma arvan. Ja on küll väga tähtsad, ehk siis te jälgite. Me vaatame. Te vaatate. Selge. Kas sellel lennukil on kusagil kaamerad ka, mis aitavad teil kuidagi seda vaatlust teha veel paremini? Ja on, sellel lennukil on kaamera täitsa olemas. Ta on kusagil lennuki kõhu all peidus. Ta on lennukil seal kõhu all seal sees ja mustas. Maa peal ta ei paista. Meie sõber 5-aastane Dominik küsib, kui raske ja pikk on lennuk. Kas sa oskad öelda, kui raske ta võiks olla? Täismassis võib ta olla kuni 7,3 tonni. Oi, päris raske. Ja kui pikk ta huvitav võiks olla? Eero, ma nüüd hakkan teda mõõtma ja sina ütled, kas ma mõõtsin seda õigesti. Nii. Ma lähen nüüd täitsa siia nina juurde. Nii, ma olen valmis. Ja sina palu loe koos minuga, eks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14. 14 meetrit. Eero, kas see lennuk on umbes 14 meetrit pikk? Umbes täpselt 14 meetrit. Ongi 14 meetrit. Aga kui lai ta on? Mis sa arvad? Kas pikem või lühem? Mina arvan, et on umbes sama lai. Umbes sama, aga natuke suurem on 17 meetrit umbes. See lennuk on 17 meetrit lai. Meie sõber 2-aastane Aaron uurib, kas lennukisse saab autoga ka sisse sõita. Sellesse lennukisse ei saa, aga on päris palju suuri lennukeid, kuhu saab. Nii et Aaron, autoga saab lennuki peale küll sõita, mitte küll sellesse lennukisse. Ja 46-aastane Arjen uurib, kas lennukile pannakse talveks talverehveid? Ei panda. Lennukil on kogu aeg samad rehvid. Lihtsalt vaadatakse, et nad oleks heas korras. Ja üks meie sõber küsis, kas lennukiga saab tagurpidi ka lennata? Tagurpidi lennata ei saa, kuigi maapinna suhtes võib see olla võimalik sellisel juhul, kui lennuk suudab lennata hästi aeglase kiirusega ja on väga tugev vastutuul, siis maapinna suhtes ta võib lennata tagurpidi. Kuidas lennukit üldse pöörata? Lennukit juhitakse tüüride abil ja lennukil on kabiinis siis juhis, mis võib olla erineva kujuga, erinevatel tüüpidel on erineva kujuga. Ja selle abil siis liigutatakse tüüre, mis asuvad nii lennuki sabas või siis ka tiibadel. Ja lennukit juhitakse üldsegi 3 tasapinnas, ehk siis lennukit kallutatakse. Selleks on lennukil kaldtüürid siin tiiva otsas. Ehk et siis kui lennukil, millel on siuke roolitaoline juhis, siis kui keeratakse, siis see kaldtüür tõuseb ülesse, viib tiiba alla ja siis lennuk kallutab. Siis lisaks sellele saab üles ja alla lennukit juhtida. Selleks on kõrgustüür, mis asub seal üleval meil siin sabas. Seda siis liigutatakse ka juhisest, kui tõmbad enda poole, siis kaldtüür tagant tõuseb ülesse, suunab lennuki nina ülesse. Ja kui lükkad ette poole, siis on vastupidi, tüür liigub alla ja lennuki nina läheb alla. Ja siis lisaks sellele saab lennukit ka pöörata. Ja pööramine toimub jalgadega, et lennukil on ka pedaalid. Siis kui surud ühte jalga ette, siis lennuki selles vertikaalses saba osas pöördetüür pöörab ja siis lennuk pöörab. Ja kui väikest lennukit pööratakse, siis tavaliselt tehaksegi nii, et antakse kõigepealt kallak ja siis natuke jalaga lisaks ja siis lennuk pöörab. Suurematel lennukitel see on pöördetüür liigub automaatselt, ka meil tegelikult. Ossa, Eero, sa tead nii palju lennukitest. Kuidas üldse piloodiks saadakse? Piloodiks võib päris erinevat viisi saada, aga meil Eestis on Tartu Lennuakadeemia, kuhu saab minna õppima ja siis 4 aastat õppimist ja ongi valmis. Eero, aga kas me võime nüüd minna ka sisse, et vaadata, mida põnevat teil seal on? Lähme sisse. Me lähme sisse. Ossa! See lennuk seest poolt on hoopis teistsugune, mitte selline nagu reisilennuk. Ja teil on siin nii palju asju. Eero, mis asjad need siin on?
siin on meil põhiliselt päästevarustus kõik, et kuna me lendame madalal merekohal, siis meil on kaasas päästeparv, meil on kaasas päästevestid, merelennuülikonnad, avariimajakad veel igalühel ja siis on veel seal nipet-näpet, on meditsiinivarustust ja ka lennuki katted, et kui me kuskile õue lennuki jätame, siis lennukil siuksed suuremad ja väiksemad tähtsamad augud kaetakse kõik kinni ilmastiku eest. Aga kas teil langevarjud on ka kaasas? Ei ole, et tavaliselt lennukites ei ole langevarjusid kaasas. Langevarjud on kaasas neil, kes tahavad meelega välja hüpata lennukist või plaanivad seda teha. Ja mõnedes sportlennukites, kes vigurlendu teevad näiteks. Ja mõnedes sõjalennukites ka. Lähme nüüd piloodikabiini ka. No lähme. Urra! Vau! Selline see piloodikabiin välja näebki. Siin on palju rohkem nuppusid ja kange, kui ma üldse ette kujutasin. Aga siit ju ei näe üldse välja. Kuidas te üldse lendate, kui te ei näe välja? Mille järgi te sõidate? No tegelikult näeb siit päris hästi välja. Nii palju kui vaja on, näeb siit välja. Aga tõepoolest tavaliselt inimesed imestavad, kui vähe siit välja näeb. Aga suur osa lennust tavaliselt toimubki nii, et ei olegi väga oluline välja vaadata. Et lennatakse siis mõõteriistade järgi. Ja tihtilugu masin ise teab, kuhu tuleb minna. Tuleb lihtsalt vaadata, et õigesse kohta läheks. Ei olegi ümmargune rool. Sa võid seda ettevaatlikult keerata ka. Ja sinu rool keerab ka samal ajal. Ja siis sa võid tõmmata seda ka aeglaselt enda poole. Mida sa teed? Sa pead päris kõvasti tõmmama, ma aitan nüüd natuke kaasa. Oho. See liigutab kõrgustüüri nüüd. Kuidas see lennukis käib? Mida me peame tegema selleks, et üldse lennata? Kõigepealt tuleb panna mootorid käima. See võtab natuke aega, aga siis, kui meil juba mootorid käivad, siis selle edasitõmbe annavad meile propellerid, mis on mootorite küljes. Neile saab siis võimsust juurde panna nende kangide abil siin. Et siin on 2 mootorit ja üks on siis ühe mootori reguleerimiseks, teine teise. Ja siin on mõned kangid veel, et nendega ühitakse propellereid, sest et propellerite labanurka tuleb ka lennu ajal muuta ja siis seda saab teha siit. Pidurid on pedaalidel. Mõlema pedaali üleval varba otstes on pidurid. Ja pidurid saab kasutada ka ühel rattal korraga ainult, ehk et pidurite abil on võimalik ka maa peal keerata. Kas te näete nendel ekraanidel ka, kui kusagil lähedal on teine lennuk? Ja me näeme, et siis alguses on see lihtsalt informatsioon, siis kui ta tuleb meile ohtlikult lähedale, siis tuleb juba hoiatus ja tegelikult on ka niimoodi, et kui asi läheb kriitiliseks, siis lennuk juba ise ütleb meile, kas me peame tõusma või laskuma. Et süsteem on siis selline, et ühele lennukile ütleb, et sina tõused, teisele ütleb, sina laskud. Ja siis on piloodi asi on teha seda, et panna üks kolmnurk õigesse kasti ja hoida nii kaua, kuni masin ütleb, et nüüd on kõik hästi. Kas sa kõrgust ka kardad? Redeli peal kardan. Puu otsas ka kardan, lennukis ei karda. No võt, kas see on sellepärast, et maa on hästi kaugel? Ei tea. Võib-olla. Sa oled näinud kunagi vikerkaart lennates hästi niimoodi lähedalt? Jaa, olen näinud küll ja vahel on lennates see vikerkaar on nagu täisring. Täisring, kui vinge. Aga mida sa ütleks reisijatele, kes väga-väga kardavad lendamist? Ma ütleks, et ärge kartke, sest et lendamine on kõige ohutum transpordiliik üldse. Seda ei ole mõtet karta. Et hästi palju on regulatsioone, hästi palju on väljaõpet, hästi palju on pilootide kontrollimist, et lendamine on tehtud väga-väga ohutuks. Suur aitäh! Meil oli väga-väga põnev. Ma lähen istun nüüd sinna. Hakka minema.
hakkame minema, armsad sõbrad. Selline oligi see saade lennukist ja piloodist. Mul oli väga põnev, ma sain nii palju uut teada, ma loodan, et sina ka. Me nüüd lähme lendama, aga sinuga kohtume juba järgmises saates. Tšau!